munade püha, jänkude püha, kevadpüha, lihavõtte püha, ülestõusmispüha. Miks on ühel pühal nii palju erinevaid nimetusi? Aga sellepärast, et need kõnelevad elu ilmsiks saamisest. Kust tuleb elu? Midagi tuleb mullast, midagi tuleb munadest, jänkudest tuleb palju jänkusid. Aga elu oli siiski enne kui selle ilmsiks saamine. Ülestõusmispühadel me räägime millestki väga-väga erilisest. Me räägime igavesest elust, mis tuleb Jeesuse Kristuse lunastustöö kaudu. Apostel ütleb, et Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses. Seepärast on kõige täpsem rääkida just nimelt ülestõusmisest, mis on eluvõit surma üle. See, mida Jeesus tegi, on palju-palju suurem. See väljub inimliku arusaamise piiridest ja sellepärast tuleb meil igal aastal ikka uuesti ja jälle seda läbi mõelda, läbi elada, läbi tunnetada, et võiksime avastada, et Jeesus on just nimelt sinu pärast seda teinud. Ta on surnud ja üles tõusnud, et ka sina võiksid elada igavesti päriselt.